Pallase fotoosakond ehk Pallasfoto on Eesti kõige varasem fotoosakond kõrgkooli tasemel. Ta on selles mõttes unikaalne, et me õpime väga kõrge kvalifikatsiooniga õppejõudude käe all, kellest 4 on doktorikraadiga ja väga suur hulk on meil ka maailma tippõppejõudu alates Thomas McKevillist ja James Elkinsist, teooria poole pealt ning Martin Parri ja Aleksander Kronskiga praktika poole pealt lõpetades. Meie õppekava koosneb nii teadmistest kui oskustest ja me suudame neid väga edukalt omavahel sünteesida. Pallasfotos on läbi aegade tehtud huvitavaid ja suurejoonelisi projekte, alates konverentsis Pildid ja hirm näiteks 2007, mis lõi laineid rahvusvaheliselt lausa väga hea osalejaskonnaga, kuni 2014 talvefotode näituseni välja, mida juhendas siis Alex Kirkbride, maailma üks paremaid talvefotograafe. Ja teaduspoole pealt kindlasti meie kõige suuremaks ja pikaajalisemaks projektiks on Václav Máček'i juhitud 35 Euroopa riigi ühisfotoajalugu, Euroopa fotoajalugu, kus siis kaane peal on Eesti fotograafi Johannes Pääsukese foto, autoportree. Nüüd võiks küsida, mida annab Pallasfotos õppimine, mis me siit saame. Ma usun, et me suudame anda väga hea laiapõhjalise humanitaarhariduse, sest meil on väga tugev õppejõudkond Tartu Ülikoolist ja mujalt maailmast, külalisõppejõude väga palju, ja me liidame sellega ka väga tugeva oskuspõhise fotograafia, niimoodi, et ka meie lõpetajad suudavad tööturul ellu jääda. Kunstiturg Eestis lihtsalt kunstnikuks olemiseks on natukene liiga väike. Niimoodi, et tasub õppima tulla küll. Kui küsite, millised on meie tudengite lõputööd, siis mulle meenub 3 tööd kõigepealt hästi kiiresti. Üks neist on Alan Proosa suur fotolabor, kus pildid ilmuvad justkui vees või ilmutisi ja inimesed jalutavad nende vahel ringi. Teine on Pille Paalami väga drastiline film, dokumentaalfilm Siberisse saadetud eestlastest, mille nimi on Positiiv ja mida saab praeguseni vaadata Eesti Televisiooni arhiivis. Ja võib-olla 3. töö oleks Silver Sikuga koostöös tehtud Donald Koppeli fotoalbum Ma hoidsin neid sulle, fotod eestlastest teises maailmasõjas. Ja neid on palju veel. Nii, mis võiks olla veel väga huvitav, on küsimus sellest, mida meie lõpetajad teevad, kuhu nad tööle lähevad või mida nad õieti teha oskavad. Ja praktika on näidanud, et meil on olnud lõpetajate hulgas väga häid kunstnikke, nagu näiteks Diana Taama viimastel aastatel, kes käib näituselt näitusele, konkursilt konkursile ja rohkem muud ei tee kui õpetab. Meil on ka selliseid inimesi, kes on rajanud oma firmasid ja tegelevad drooni või allveefotoga, mis on väga uus nähtus iseenesest. Nii et me väga ei küsi, kas see ühiskond täpselt ootab meie lõpetajaid, me vastupidi ise loome uusi nišše. Niimoodi me suudame seda ühiskonda ka muuta. Ja sellega seoses on mingisugune omaette grupp õppimise ja kogemuse saamise viis ja praktikad, kus siis üliõpilased saadetakse proovima, mille peale neil õieti soont on, ütleme siis niimoodi. See võib olla siis kas reportaaž kuskil ajakirja toimetuses, see võib olla täiesti politseifotograafia, see võib olla näituspraktika, see võib olla disaini ja muu niisugune alane töö või siis kunsti organiseerimine. Igal pool on meie inimesed hakkama saanud siia. Kuigi meil on väga suur konkurss ja väga raske on meile õppima saada 6-10 inimest koha peale, soovitan ma sisseastujatele, et nad jääksid ise endaks kõigepealt, et nad oleksid enda suhtes ausad, ei põeks seda, et nad ei ole kunstiharidust varem õppinud või saanud, vaid ainult nende tahe jääks sellele asjale peale. Ja selleks on ka põhjust, et kui siin osakonnas satute juba õppima, siis te kohtute väga paljude maailmas tuntud õppejõududega, kes on meile suureks eeskujuks, kelle ideedest lähtudes me oleme ka oma osakonna rajanud ja kelle ideid me jätkame. Nendeks on dokumentaalfotograaf Erik Soovere Eestis, Allan Sekula Ameerikas, väga paljud sõjafotograafid nagu Donald Koppel, väga paljud erakordselt modernsed fotograafid nagu Peeter Tooming või Victor Bergin, kes on siis kaasaja fotograafia üks alusepanijaid. Nii et põhjusi siia astumiseks on. Tere tulemast Pallasfotosse ja ärge andke alla, kui te esimese korraga sisse ei saa.